nii, täna lõpuks teeme kiire tutvustava videoga, kuidas käib üks päiksepaneelide paigaldus. Esiteks siis, mis selleks vaja on? Ilmselgelt paneelid, ideaalis ka mingisugused kinnitusjalad, sirged nurgad, võib-olla täispikkuse spoiler. Kui neid ei mahu, siis võivad olla ka lihtsalt paneeli alla mingid alumiiniumklotsid, ühesõnaga midagi, mis hoiaks seda paneeli maast õhus, kui just ei ole painduvat paneeli. Siis kaablid, millega tulla katuselt alla pistikud, et ühendada kaablid paneelide külge, olgu sest need tavalised pistikud või paralleelpistikud. Nendest ühendamistest paralleel versus jada räägib kunagi tulevikus. Siis kaabli läbiviik, et siis kaablite läbi toomiseks katusest. Ja erinevad tööriistad. Liim, me ise kasutame Tekasil MS5 paneelide liimiseks. Paljud kasutavad ka erinevad Sikaflex tooteid, nende kohta ma ei oska öelda, mis kõige parem on. Lisaks võib panna butüüli, pärast näitan kuhu, aga otseselt kohustuslik ei ole. Krunt samuti pole otseselt kohustuslik, aga halba ei tee. Paigalduseks trell, meil on lihtmasin, võib küll lihtpaber olla. Pistikuste pressimiseks tangid, lõiketangid, kruveid, nipukad, teipi ja ongi kõik. Kõik asjad on olemas, siis esimene samm ilmselgelt on paigutamine ja seda vaatame juba katuselt. Järgmine samm siis, üpriski loogiline, on paigutamine. Ehk siis ideaalis peaks selle ära tegema juba enne, kui paneelid ära ostad. Kontrollides üle mõõdud, mis reaalselt katusel mahub, vaadates üle, kus sul on luugid või kuhu sul veel tulevad luugid või konditsioneerid või mingid venttavad või kuhu potentsiaalselt võiks tulevikus tulla. Kindlasti ka on asju, mida võib-olla kohe ei paigalda, aga on mõtlesid äkki kunagi. Et siis on super, kuigi nendel asjadel on mõeldud, et lihtsalt enda elu tulevikus kergemaks teha. Ja nüüd, kui paneelid on olemas, siis kõige mugavam on veel paneeli enda karpidega topelt üle kontrollida, kas see paigutus, mis planeeritud sai, reaalsuses sobib. Näeb kohe ära, kuidas näiteks jäävad, kas kuidagi hakkab paneel vastu luuke käima kuskilt, kuidas mahuvad ära päiksepaneeli jalad, kas kuhugi jäävad mingid vahed, kui palju ruumi jääb päriselt siis näiteks tulevikus paneelide lisamisele. Eks kõik sellist asjad tasub üle vaadata ja kui on näha, et ruumi on, siis pole muud, kui hakata päiksepaneelile jalgu külge kruttima. Et näiteks selle lahenduse puhul siin, igal pool ruumi on, saame panna nurkadesse nurgad, 4 tükki, keskele 2 sirget, paneelid oma vahel külgepidi koos. Ja kõik peaks kenasti ära mahtuma ja ta jääb veel külgedelt nii palju sissepoole, et ta jää ka alt väga palju paistma. Kui paigutus selge ja on teada, kuhu ja mis jalad lähevad, siis järgmisena ongi nende samade paneelijalgade ettevalmistus. Selle jaoks siis number 1 kindlasti alt see liimipind ära lihvida. Et peale lihvimist kohe kogu pind on matim, karedam ja siia lihtsalt hakkab liim oluliselt paremini külge. Lisaks alt lihvimisele lihvime ka seest, kuigi paneel ise läheb kruvidega kinni, siis siia on mõistlik panna kas natuke butüüli või mõni väike liimitäpp, et siis ei juhtu seda, et kruvid saaks pikemate sõitudega või peale mingit aastat või 2 hakata lahti vibrama, et see liimitäpp või butüül aitab siis selle vastu. Lisaks puhtalt visuaali poolest me teibime natuke üle, et kui katusel läheb liimimiseks, siis me saame siia tõmmata ilusad viisakad silikonitriibud ja asi lihtsalt näeb oluliselt paremini välja.
kui paneelijalad on prepitud, siis pole muud kui need külge panna. Nagu näha, siis panime jalgadele ka butüüli vahele. Kui butüüli panna, siis sellega nagu ei pea koonerdama, seda võib julgelt panna, aga kui panna seda liimi, mis kaasas on, siis seda on mõistlik panna väiksemad täpid, et kui on soov paneeli jalgadega just lahti saada, siis on, kui see luukast liimi on, siis lihtsalt sa ei tõmba lahti seda. Aga ise korrata kruvidega jalad lihtsalt kinni ja siis veel enne kui me katusel tõstame, puurisime ka paraja portsu auke juurde, kuhu siis saab pärast need samad kaablid kinnitada, et esiteks need kaablid, paneeli enda kaablid, tõmbab siia kohe kinni, siis seda on pärast palju halvem teha. Pluss, kuna siia tekivad kahe paneeli need pistikute liitekohad, siis need saab samamoodi siia alla jätta ja jääb suht clean välimus. Et teoorias võiksid näski väljast joosta või nad võiksid joosta kuskil karbiku sees, aga nii on võib-olla isegi lihtsam ja ilusam. Paneel katusel, jalad küljes, kaablid ka enam-vähem kinni ja põhimõtteliselt võiks nüüd hakata katust teipima, et ka siin kogu see liimimajandus viisakas jääks, aga kuna tegu on kaubikuga, siis siin on katus laineline ja mingid kohad, kus paneeli jala ja katuse vahele jääb siis ümmarguselt üle sentimeetri, siis sinna me teeme sellised alumiiniumklotsid vahele, siin on lihtsalt näiteks. Ja tänu sellele me saame siis selle liimikihi paksuse uuesti normaalseks, et kui see liim lihtsalt väga paksuks läheb, siis ta ei hoia enam nii tugevasti kinni. Et selle lahenduse puhul ongi igas nurgas vaja klotse ja siin keskel on see vahe umbes 5 milli ja selle me lihtsalt laseme liimi täis. Ehk siis lõikame nurkadesse klotsid, siis teibime ära siit paneelide ümbert, umbes sellise 5 millise vahega paneeli jalgade ümbert ja siis saab liimima hakata. Kui katus on see kõik teibitud, siis tegime ka kohe kõik pinnad veel puhtaks, ideaalselt mingisuguse atsetoonilaadse tootega ja siis ongi kõik liimiseks valmis. Pedemise liimi pealepanekut siin maas, tegelikult peaks katusel paneeli tagurpidi keerata sealt seda teha, kuidas endal mugavam on. Aga ega siin liimi panemisel muud suurt tarkust ei ole, kui et pigem rohkem kui vähem. Kui läheb matkaauto katusele, mis on siis silepind, siis sinna, ütleme selline mingi 5 milline kiht liimi on ilmselt juba okei, pluss miinus. Aga kui kaubikule, siis me kindlasti kasutame seda otsikut, mis nende liimidega ka kaasas on, mis siis teeb sellise oluliselt kõrgema mäe, ütleme siis liimi. Et hiljem saab ka natuke juurde liimi lasta, aga kui ta on kohe olemas, siis on see kindlasti parem variant. Me teeme suurest plaanist lihtsalt jalale ring ümber ja võib-olla siis ka see sissepoole veel topelt, et kogu see liimi jalaalune pind oleks siis liimiga kaetud peale seda, kui see paneel ükskord saab paika surutud. Ja siin praegu paneme ka need klotsid kohe liimiga jala külge, et see konkreetne liim on piisavalt
ei tea, mis see sõna on. Ühesõnaga, tal on ka kohe alguses piisavalt tugevust, et kui see klotsi kinni suruda, siis ta jääb ennast hoidma. Ehk siis teoorias võib ka nüüd panna otse katuse külge, aga praegu taaskord on ilmselt nii vähe mugavam. Jep. Siis paneme liimi peale, tõstan paneel katusele, surume kinni ja siis läheb üheks liimi silgumiseks. No nii, ja ongi paneel katusel liimitud, hulgaliselt liimi pandud, teibitud, kõik silikoonid viisakad. Viimase asjana toimus veel pistikute paigaldus ja kaablite äraühendamine. Sellest aga räägib mõnes järgmises videos, sest see on natukene omaette pikem teema. Aga selline see lõpptulemus sai, igati okei. Nüüd siis järgmise sammuna veel mingi hetk, kui elektrisüsteem paigas on, kaablid kontrolleri alla. Aga see on juba väike töö võrreldes kõige muu.